Nii, aga tere kõigile, minu nimi on Helle-Mai ja mul on ääretult hea meel, et mind on palutud siia enda tunnistust jagama. Ja ma olen 20-aastane, ma käin ülikoolis, selline tavaline värk. Aga minu jaoks oli eile üks väga-väga tähtis päev. Eile aasta aega tagasi olin ma oma väga kalli sõbranna Helisega Port Noblessneris Pepe sügise avaõhtul ja ma tegin seal oma päästepalve. Niisiis, eile möödus täpselt aasta sellest, kui ma kristlaseks sain. Ja teate, no see on olnud üks erakordne aasta ausõna. Ja mu elu on täielikult muutunud, nii see on. Ma olen ümbritsetud nii paljude ilusate inimestega. Mul ei ole mitte kunagi elus olnud tervislikemaid sõprussuhteid, kui mul täna on. Ja ma olen osa ühest imelisest kogudusest, 3D kogudus. Ma armastan teid. Ja veidi peale seda, kui ma sain päästetud, tegin ma mõned kuud hiljem ka otsuse, et ma tahan saada ristitud selle sama koguduse keskel, oma inimeste keskel. Ja Jumal on mind väga palju õpetanud, ma olen õppinud Jumalat tundma ja tema viise ja ta on teinud minu elus ebamaiselt palju ilusaid asju. Aga võib-olla üks kõige sellistest minu jaoks uskumatumatest asjadest on see, et ainult 7 kuud peale seda, kui ma olin saanud kristlaseks, avastan mulle ukse sellisele võimalusele, et ma sain liituda selle sama PP festivali korraldustiimiga ja ma sain olla sponsorlustiimi juht, mis oli minu jaoks nagu täiesti uskumatu. Kuidas ma olin nii lühikest aega olnud kristlane, aga Jumal juba mind niimoodi sai kasutada. Ma olen väga-väga tänulik selle eest. Ja alguses justkui ei pidanud see üldse nii minema, sest sponsorlustiimil oli juht olemas, aga siis mingil hetkel tekkis mul selline tunne enda sees, et tahaks nagu natuke rohkem kuidagi koguduses kaasa teenida, siis mu sõbrad veel ümber tegid nalja, et kuule, et ole ettevaatlik sellise sooviga, et Jumalale väga meeldib nendele palvetele kiiresti vastata. Aga ma isegi ei toonud seda nagu palvesse ja kuidagi läks nüüd mõni aeg hiljem, ma istusin kõigi tallinlaste lemmikkohvikus living roomis oma väga hea sõbranna Meriliniga, kes ühel hetkel jagas mulle, et tal on kohustused kuidagi nii üle pea kasvanud ja et üks nendest kohustustest on PP sponsorlustiimi juhtimine. Ja siis tollel hetkel Jumal nagu väga selgelt näitas mulle, et aga tee Merilinile ettepanek, et võtta see kohustus enda peale. Ma ei olnud elu sees varem ühtegi tiimi nii suures mastaabis juhtinud. Veel enam seda, et ma olen läbi lõhki muusik. Kui mikri kätte võtan, siis enamasti inimesed eeldavad, et ma hakkan laulma. Aga ma ei olnud mitte kunagi sellist tööd varem teinud. Aga ma võtsin selle väljakutse vastu. Aga ühel hetkel, kui natuke aega olin seda sponsorlustiimi juhtimist teinud, siis mind tabas suvel meeletu ärevus selle ees, et ma vist ikka võtsin liiga suure ampsu, see ei ole nagu minu jaoks. Et ma ei ole loodud selleks inimeseks, kes juhib teisi inimesi. Ja tollel hetkel ma ei saanud veel aru täpselt, miks see nii oli, aga nüüd tagantjärgi vaadates nägin, et tegelikult see oli see, et mind hakkasid kummitama ühed väga valusad mälestused gümnaasiumajast. Ja hästi kokkuvõtlikult siis 11. klassis ma olin õpilasesinduse president. Ja see 11. klass oli üks väga-väga valus aeg mu elus, sellepärast, et seal ei läinud üldse asjad nii, nagu ma oleks võib-olla ise soovinud. Ja meie õpilasesinduse vastutada, kõigepealt ma olin justkui ka juht, teiste noorte juht, ja meie vastutada oli üks suur uhke kevadpall, aga selle korraldusliku poole pealt ei läinud asjad nagu üldse hästi. Tiimisiseselt oli väga palju valetamist ja petmist ja üksteise üles ässitamist ja mulle tehti väga palju haiget ja kõik see lõppes sellega, et kõik asjad, mis halvasti läksid, minus tekitati tunne, et mina olen justkui kõigest sellest süüdi. Ja see mõjus väga raskelt minu vaimsele ja füüsilisele tervisele ja kui ma lõpuks sealt õpilasesindusest ära tulin, siis ma olin täiesti kindel, et ma juhi elu sees mitte ühtegi tiimi.
Aga 4 aastat läks mööda, ma sain kristlaseks, järsku ma olin PP sponsorlustiimi juht ja siis absoluutselt läbi Jumala armu ta pööras täielikult ümber kõik need hirmud ja kahtlused ja võib-olla häbi, mis minu sees oli nagu kogu meeskonna ja tiimitöö osas ja see hirm kadus, need kahtlused kadusid ja ma sain 5 kuud juhtida lihtsalt absoluutselt kõige imelisemat tiimi, kes on nii palju tööd teinud. Enne te nägite selle töö vilja ka, kui lasti siia slaididele need sponsorid ja ma olen nii tänulik selle eest, et Jumal näitas mulle, et minu koht ei ole ainult kitarri, klaveri ja mikrofoni taga, aga et minus võib olla midagi palju enamat peidus ja mida ma võib-olla sulle ka tahan täna öelda siin on see, et esiteks sinus võib samamoodi olla nagu midagi nii palju ilusamat ja suuremat, kui sa võib-olla näed. Lihtsalt palu Jumalat ja kuula teda, et näitaks sulle, mis need annid sinu sees on. Ja teiseks, mitte ükski läbikukkumine ja ükski valu ega kaotus ei ole nagu Jumalaga ületamatu. Need on absoluutselt ületatud ja võidetud. Ja nüüd grupi ajal ma tahangi julgustada veel ka, et jagage neid lugusid, kus te olete võib-olla läinud läbi mõnest läbikukkumisest ja kuidas te olete neist võitu saanud või kui te igatsete nii väga mingist läbikukkumisest või valust vabaneda, sest et see on see koht siin. PP Festival Jumala ligiolus. See on see koht siin, kus sa saad täielikult vabaneda kõikidest nendest valudest, mis sul on seotud minevikuga või isegi lähiajaga, aga sa saad nendest vabaks. Mina sain, ma olen nii tänulik ja ma olen meeletult põnevil veel tänasest päevast, kõigest, mis juhtub homme ja ülehomme kõigi teie eludes ja aitäh teile!